Kilvatund. No nii, on läinud täpselt nii hästi, et kilvatund on peale hakanud ja mul on hea meel tervitada Arlet Palmistet siin stuudios. Tere, kaunis! Päev on ikka tegelikult küll, võib öelda päev. Üle tüki aja on muideks selline saade, et me oleme täitsa otse stuudios kohe, et kuidagi viimasel ajal me oleme alati saate ette ära salvestanud, sest et on nagu tegemisi olnud inimestel, aga täna siis otse stuudios tõepoolest. Tere kõigile! Kõik jamad, mis juhtuvad, jäävad sisse. Oled vastused ja kõik eksimused, nii et pilgu all on... Oi, kui ma seda nüüd niimoodi mõtlema hakkan, et kujuta ette, tõesti see otse-eeter on ikka päris ju vastutusrikas on ju. Et see jama, mis sa suust välja, et seda ei lõigata, isegi kui sa rögised ja ragised, et kõik läheb nii nagu on. Tead, kõige suurem jama on selle juures see, et kui millegagi eksid, et seda ma olen küll märganud, et see jääb kuskil kellegi inimese peas idanema ja õnneks mul ei tule meelde konkreetset näidet, aga mul on nagu juhtunud seda, ma olen eetris millegagi nagu puusse pannud ja mingi aasta hiljem keegi tuleb räägima, vaata kui huvitav fakt, ma räägin selle praegu, kuule, oota, see ei ole tegelikult see asi, ma läksin untsu tookord natuke. Aga jah, räägime mälumängust. Järjekordne Järva-Kilva kohtumine toimus seda puhku Türi kultuurimajas, nii et kallid inimesed, kes te mõtlete, kuidas te kokku saate tulla, issand, ei tohi kogunemisi korraldada. Me olime väga kenasti hajutatuna. Kultuurselt, tavapäraselt jah, on kohtumised või mängud olnud Puup Graf Draculas seda puhku, aga siis kultuurimajas just sellepärast, et ruumi oleks rohkem ja oleks õhku mängijate vahel, nii et kõik oli ja tõepoolest oli päris huvitav vaadates, kõigil mängijatel välja-alustud ühel olid maskid kenasti ees ja see üks oli muidugi Mati Palmet, kes ei olnud taskus. Ja ei, mul oli mask ees. Kui sul on vuntsid nii pikalt, et nad on nagu suu peal, see ei vaband. Mul oli täiesti, ma ei taha propageerida jumala sellist asja, et ärge kandke maski. Mul oli täiesti mask ees, aga nii nagu Matverel oli see piip, mis lahkus suust vaid suudlusteks, siis läks see mask mul vajus nagu longu eest ära. Sellistel hetkedel, kui ma midagi rüüpasin. Aga mälumäng ilma rüüpamiseta pole mingi mälumäng. Mis on võlujoogiks mälumängu heade tulemuste juures. Ütleme üks komponent näiteks Coca-Cola, mis on selline suhkrune ja hästi sõltub. Stimuleerib ajutegevust väga hästi. Stimuleeris päris hästi. Me oleme muuseas teise koha üle, me oleme tõsiselt uhked, kuigi saime Dracula käest 20 punktiga pähe. Me oleme ikkagi uhked sellepärast, et Türi Draculal oli seda korda üks nende karjääri järjedamaid hetki vist. See on tõepoolest kogu kaadri kui nüüd punktidest rääkida, siis tõepoolest mängu võitis Türi võistkond Dracula siis 58 punkti ja teil siis teisena 38, no nii et kolmandiku võrra nagu rohkem punkte, aga sealt edasi läks muideks rebimine väga tihedaks ja ausalt öeldes on ka üldseis väga põnev 3 mängu järel, kus ikka on siis tõepoolest ka kohapunktide osas ikka väga-väga tasavägini, nii et see, sa küll tihtipeale ütled, et see kuulajaid ei huvita, aga ma tahan öelda, et mälumäng on põnev ja seda on mängida põnev ja ega tulemused on põnevad ja see hilisem arutelu on põnev ja see tegelikult on üks ikka ütlemata vahva meelelahutus. Ja alati on head sellised üllatused, mis saabuvad seepärast, et meie arvasime esimese poolaja peale, et nii halvasti on läinud, et häbi surub laua alla ja siis tuli välja, et järsku, et punktid on nagu väga uhked kuidagi ja teise poole järel ka, nii et jah, naljakas on, aga selle üle tuleb uhkust tunda, et nii läks. Urmas Tarvisele muidugi 12 points, nagu öeldakse, see fantastiliselt head, rasked, aga head küsimused. Isegi mõnel puhul, kus me mõtlesime, et küsitakse lolli küsimust, pärast saime aru, et ise olime lollid, ei jaganud ära millest konks. Räägime siis ka küsimustest, mis juba kindlasti kuulajaid huvitab. Tõepoolest täname loomulikult ka mängu toetajaid, Puup Graf Draculat, kes tõi meile kringlit ja kohvi, mis on muidugi nagu omamoodi jälle tore, et kõik istusid laua taga maskid ees ja siis kui läks kringlisöömiseks, siis istusid kõik ikka ilma maskita ja sõid kringlit. No ikka see Matvere piibu lugu, jah? Ja ikka see veider aeg on, et sa nagu ei tea, kuidas see kõige õigem nagu siis käituda või olla oleks, aga... No kõik olid väga väärikad, keegi väga teinedes näkku ei hinganud, lauad olid suured, olid eemal. Oli selles mõttes küll, jah, kõik oli okei, aga inimesed on natuke siuksed, ei tea, kuidas olla, aga see selleks. No igal juhul täname toetajaid ja tõepoolest ma pean ütlema, et need kringlid, mis meil iga aastas on, neid juba ootad seda detsembrit, et saaks süüa seda Dracula kringlit, sest need on väga-väga head. Aga rääkides küsimustest,
no palun, vaat sina oskad mulle nüüd kindlasti selgitada selle küsimuse tagamaid, millest mina ei teadnud alli haimugi. See oli 50. aastate keskel, kui NSV Liidu muusikahuviliste leksikasse ilmusid sellised sõnad nagu rinnakorvi ja pealuu muusika. Eesti NSV-s oli see tõsi teatud põhjustel vähem levinud. Mis asi oli see rinnakorvi või pealuu muusika? Kui see poleks meelde tulnud viimasel hetkel, siis seda ma endale küll andeks ei suudaks anda ja kui peaksin siin hea sõbra Andres Põlluga kokku juhtuma ja mingisuguses enesepuistamise oos välja ütlema, et ma seda ei teadnud, see oleks kohutav olnud, aga tõepoolest oli mälukramp ja see oli üsna viimast hetkel, tuli meelde ja loomulikult, aga sellest on nii palju räägitud. Ei ole, tähendab, lepime kokku, selles on räägitud selles ringkonnas, kus sina oled, eks ole, selles ringkonnas, kus mina olen, kus me näiteks arutame õhtuti piibli ja Vanatestamendi ajaloo ja hermenautika üle, eks ole, seal ei ole sellest väga juttu. Viskate aknast välja, kui on. Ei, ma ikka vaatan, aga ma ei vaata küll arutelu saateid, sellest ma aga sellest on, vaatan, sellised meenutussaated on praegu väga popikus räägitud, kuidas kunagi oli. Ja seal on sellest räägitud viimastel aegadel korduvalt. Nüüd see lihtsalt, see oli minu jaoks huvitav moment, et kui on üks asi, mida sa nii kindlalt vahepeal tuletan kuuletel meelde, jutt käib rinnakorvi ja pealuu muusikast, nii räägime edasi. Et kui on üks asi, mida sa nii kindlalt tead ja siis ta tuleb mingis kontekstis sulle lauale ja ongi kramp ja ei saa aru aga see turgatas meelde jah, et see oli see Röntgeni filmidele selgita, õige vastus on muusika, mis on salvestatud Röntgen pildile. Mida see nüüd tähendab? Ma ei saa siiamaani aru teed. Ega ma oleks võinud kodus järgi uurida, ma ei uurid ka. Kas sa neid Nõukogude Liidu kipka ja kramplastinkasid teadsid, need pehmed sellised plaadid olid, eks ole? No nii, jah. Vaat samasugune pehme plaat tekkis ju sellest materjalist, mida kasutati Röntgeni piltide jaoks. Selle materjali sisse oli võimalik künda sellist vinüülivagu. Ja siis lõigati välismaiseid lugusid selliste plaatide peale. Sellega tegi 1-0 magnetofonide võidukäik. Aga enne kui magnetofon oli haruldane asi, siis oli välismaine plaadid. Niisugused pehmed plaadid. Ja täpselt, niisugused pehmed plaadid. Ja muuseas... Mis see Röntgen pilt sinna puutub? Sest mujalt seda materjali ei saanud. Selleks materjaliks sobisid hästi suured, ilusad Röntgeni pildid. Poest sellist materjali osta ei olnud. See oli sobilik materjal. See oli sobilik materjal lihtsalt. Ja siis oli nõnda kellegi kops või pealuu keerles plaadimasinal. Muidugi ega see kvaliteet ei saa suurem asi olla, aga tollal oli küsimus, kuidas üldse lugu saada. Nüüd ma saan aru, tähendab ühesõnaga see Röntgenpildi materjali kasutati nagu muusika salvestamiseks. Täpselt. Ja siis, kui tõesti kellegi pealuu nagu tiirles või kopsud või mis iganes. No mujal seda ei saanud, jah. Kellegi puusapoint või seal ka liigelda ja võib jälle targem, näete, mälumängu on hea asi, jälle targem. Teine küsimus, mis hääletati ka üheks mängu parimaks küsimuseks. Seekord me küsisime mängu parimaid küsimusi, ma ütlen oma arvamuse ka parima küsimuse osas, aga selle kohta arvati ka, et see võiks täitsa kuuluda, oli nominent parima küsimuse peale. Selle tänapäeval kurikuulsa sõna tüve võtsid inglased kasutusele Kesk-Aafrikas elava kahvri hõimu dialektist, kus see tähendas erilist vedelikku, mida kahvrid kasutasid usurituaalide ajal. Mis sõna see on? No ei tulnud meil see. Mis te panite? Ma mäleta. Me kirjasime oopium. Mulle tundus, no oopium on küll hea pakkumine, miks mitte? No aga ta ei ole sealt kandist pärit. No aga kus sa tead? Arvan, ennast teadvat. No aga sõna kui selline võis ju tulla sealt. Usurituaalidel tarvitasid ja siis panid täitsa oopium. Aga jah, spordivaldkonda läks ja kurikuulsa sõna tänapäeval, ega siis paljud võib mõelda, et koroona äkki, aga ei olnud ka koroona see sõna, vaid see sõna on hea küsimus, jah, tõepoolest on siis doping. Doping on siis usurituaalide ajal kasutatav erguti. No nii nagu ergutite kohta narkomaailmas kasutatav dope inglise keeles. No jah, täpselt, tüvi on vist siis nagu üks, jah. No, sinna kanti. Kes teab, eks ole. Kes teab. Rääkides nüüd veel toredatest küsimustest, järgmises küsimuste plokis oli kohe
selline vahva küsimus, mida ma arvan kõik teadsid, aga küsimus on sellegipoolest tore, et selle riigijuhi perekonna nimi on läbi ja lõhki võrukeelne sõna ja tähendab pisitillukest asja ja puhas eestikeelne vaste võiks sellel olla vidin. Kes oli see riigijuht? Vähemalt ma tean, et üks võistkond ei teadnud seda vastust. Teie võistkond? Jah. Meil kirjutas sinna lõpuks Trump. Võib-olla, no ühesõnaga, aga meil Putin oli kirjutatud juba, aga see ikka see nagu maha tõmmatud, et Putin vene keeleseks sõnad, aga see mõne Putin, jah. Putin. No ei tulnud, olen ise Võrumaal sündinud, kuigi seal elanud vähe, aga uhke selle üle siiani olnud, et ma saan enamasti võru keelest ilma probleemita aru, et kõik need sõnad, mis sageli sünonüümidena, vähetuntud sünonüümidena esinevad ka klassikalise eesti keeles ja mulle kõik tuttavad, aga see pudina kuriväim Putinina, no ei tulnud, jah. Ja ei tulnud meie sõpradel seal teistel ka kellegi. Nii et Võrumaal, kui räägitakse Putinist uudistest, siis nemad saavad aru, et see üks väike vidin on. Kusjuures meil oli veel üks päris... Teil oli palju parem pakkumine veel? Meil üks päris Lõuna-Eesti juurtega mees oli lauas, aga ei tulnud kellelgi, jah. Samas küsimuste plokis veel üks väga vahva küsimus. Millise nimega kutsuti vabadussõja ajal välja õpetatud ohvitsere, kes said tavaliselt 4-kuulise väljaõppega Lipniku auastme? Vihjeks võib meenutada alkoholitooteid. Ja vabadusse väljaõpetatud, kes 4 kuuga trollijuhiks, nüüd sai 4 kuuga ohvitseriks. Me panime vale vastuse, aga mis oli palju parem kui õige vastus. Meil oli ka vale vastus, aga me panime ka päris hea. No mis te panite? Praska! Me panime Kännukukk. Vabadussõjal ei ole ju Kännukukk. Ei, aga miks ta ei või? Ta on väga vana jook tegelikult. Ei, no Kännukukk ikka ei olnud, aga nimi kui selline. Kännukukk oli üks 10, eks ole. Ja, no kes seda teab? Kännukukk on... No me panime Praska, aga Praska ei ole ka alkoholine jook, aga me mõtlesime alkoholitooteid. No me ei olnud kaugel, no Praskas tehakse sama konni. No, aga muidugi jah, Praska käis meil ka mõttena läbi, aga see on jälle üks niisugune asi, mis näitab, et ega vanainimestel ei ole ikka õige seda mälumängu mängida, kui oleks vähe noorem, see oleks meelde jäänud, et jällegi selline teletarbimine, mis siin eelmises saates käis just läbi, et jäta teletarbimata ja tee trenni ja on elu palju parem kvaliteet. No minu elu kvaliteet ongi sellepärast kehv, et ma väga palju telekat vaatan. Aga see sama see on käinud mitu korda läbi, see on selline asi jälle, et üllatav on see, et tuleb seal mälumängus nagu uues kontekstis see asi kuidagi, kui telekas keegi oleks rääkinud järjekordses saates, et no vaata, et need kiirelt tehtud ohvitserid, et neid nimetati sama konideks, mis te räägite, ma tean seda ju. Et noh, see on olnud. Aga nüüd jääb meelde, ega alati on sedasi, et ega see šokolaadikompu, mis sa oma teadmiste eest ei jäta sulle meelde, vitsanehvakas jätab paremini meelde, lapsepõlvest teada asi. Nii et praegu jäi meelde sama konn, jah? No nii ta on. No kas ta nüüd meelde jäi? Ma aasta pärast istume ajame juttu, siis on sama seis täpselt. No väga hea küsimus oli veel ka siin Oskar Lutsu kohta. Nähes oma pilti Mihkel Kampmaa 4-köitelise kogumiku Eesti kirjanduslo peajoonet 3. raamatus, kritiseeris Oskar Luts seda teravalt. Midagi on ära varastatud. Mis asi oli pedagoogina tegutsenud härra Kampmaa pihta pannud? Ma ei teagi, kas me saime sellest ühe punkti või ei saanud, sellepärast, et kuigi ma ei ole kuskil läinud pilti Oskar Lutsust piibuga, tundus mulle ikkagi, et pildi peal saaks olla... No tähendab, sa oled nüüd praegu väga suureline, lepime kokku, et see ei olnud piip ikkagi. See ei olnud piip, jah, ma ütlen, et sellepärast sai mõeldud, et piip ja sai ka see piip pandud, aga ma ütlen, et see oleks võinud saada ühe punkti, ega me lugenud üle. Kusjuures kõige veidram oli see, et meie arvasime ka, no mis ta saab olla, paberus. Ja siis väidab meie üks võistkonna liige, Luts ei suitsetanud. See ei ole, Luts ei suitsetanud. Tollal suitsetasi peaaegu kõik. Ja seda on teised 3, me istusime ka, mõtlesime, no vast, mis ta siis veel saab olla seal on ju. Ja no nii meil läks lõpuks kirja ikka hoopis äkki mingisugune väike pudelikene näpu vahel, sest et teadupärast oli ka lits, otsa saate võlu, mitte lits, vaid Luts oli kõva topsimees. Seda oli ta kõva. Et miks mitte ei ole nõitel pildi peal olla kogu pudel näppus on ju. Aga õige vastus oli tõepoolest, et tal oli mitte piip, vaid pabeross.
lihtne mees tõmbas paberossi. jah, siin oli väike, ütleme, käis ju see mingi paberossi või sigareti mõttega nagu peast läbi, aga kas inimene see unustab tõesti selle kiiresti põleva asja endale fotograafi juures kätte, eks ole, piibuga poseeritakse sellepärast, et piip ongi uhke regaal, eks ole, aga see, et Lutse ei suitsetanud, see oleks pidanud olema selline suhteliselt suur erand, seepärast, et kuskil seal 60. aastateni oli ju ikkagi normaalne, et kõik mehed suitsetasid. Kõigil oli. Varas lapseõbrust teadmine, et meesterahvas suitsetas, naisterahvas ei suitsetanud või see oli erakordselt haruldane, kui naisterahvas suitsetas. Nii, järgmine väga hea küsimus jälle ja see, ma arvan, et oli ka mängu üks paremaid küsimusi. No minu poolest peaaegu oligi nagu parim. Nõukogude Liidus pandi 1936. aastal tööle Pakovka kummitehas. Tehti 2 liiki tooting. Izdelja number 1, Izdelja number 2. Kui Izdelja, ehk siis eesti keeli toode, toode ütleme niimoodi, jah. Number 1 oli gaasimaskid, siis mis asi oli Izdelja number 2 ehk toode number 2. Selle toote isaks Nõukogude Liidus võib pidada veel Rentibeeriat. See on nagu hästi oluline ja palju juurde andav vihje, et Lavrentibeeria. No loomulikult, kui on jutt kummitehasest, gaasimaskid ju reeglina kummitoode, siis on need kummikud. Või te ei arvanud nii või? Ei arvanud, meil käis... Te pakkusite kalossid või? Ei, me pakkusime kondoomid. Kondoomid? Jah. Tulite see üks asja peale? Me tulime selle asja peale, meil oli lauas hästi pikalt kummimantel, et Beria kuju juures hakkasime aga keegi meil lauas pakkus need välja, mina oli veel see, kes rumalasti vastu vaidles alguses, aga lõpuks jõudsime ühele järelduses. Mulle tulid meelde David Sevjovi saated, kus oli, et ega Beria oli päris usin selline toimetaja noorte naiste kallal ja ju seda toimetamise tagajärgi oli vaja kuidagi moodi ka siis nagu ära hoida või tõkestada ja võib-olla oli tõesti vanale kurjuse kotile hästi armas sellist asja kasutada. Toode oli armas. Izdelja number 2, et gaasimask... Ma ei tea, vaat see on vaata, kus on meestel ikkagi vahe, eks ole, et sina lähed poodi, aga vanal oli asja vaja, ta tegi endale tehase. Jaa, selleks, et kui ameeriklane viskab tuumapommi mingi keemiarelva, et siis ellu jääda, selleks oli vaja Beeriale gaasimaski. Ja sugu jätkata pärast seda. Et selle kätte võidetud eluga midagi mõistlikku teha, selleks oli tal vaja siis neid kondoome, vaid preservatiive, peame ütlema, see vene ajal oli see. Preservatiive, jah. No täpselt õige vastus ongi preservatiivid, tegelikult väga hea küsimus. Ja samamoodi hea küsimus. No, näiteks, millist lihatoodet nimetati vanasti riivkoogiks? Kotlet. See oli... Meil läks küll see kirja, aga täitsa tore. Aga hea küsimus, mis on tõepoolest huvitav fakt, mida ma ei teadnud. Me arvasime küll ära, sest et mis ta muud saab olla. Aga küsimus selline, milline omapära ühendab all järgnevaid kuupäevi? 04.04, 4. aprill, 06.06, 6. juuni, 08.08, 8. august, 10.10, 10. oktoober, 12.12, 12. detsember ehk ühe kuupäeva ja kuu nimega. Mis neid päevi ühendab? No pole keeruline arvata tegelikult ära, mis see võiks olla, aga mina ei teadnud, et selline tore seaduspära on ja see on päris huvitav. Ja vaata, siin on nüüd küll üks niisugune asi, kus ma peaksin ütlema jälle, et käituge minu sõnade, mitte tegude järgi. 35 aastat vähemasti on seda mälumängu mängitud ja kogu aeg olen ma teadnud ühte asja ja ma ei suuda see siiamaani jälgida. See on see, et kui sul on mingisugune mõte võistkonnas, kui sul käib mingi uit mõte välja, kohe lauda, kohe tuleb see välja öelda, mitte jääda marineerima. Marineerisin seekord ka ja ma ei tea, kuidas moodi õnnestub iseendaga võidelda. Esimene mõte, mis mul läbi käis, oli see, et äkki nad satub kuidagi mingit samale nädalapäevale, midagi taolist ja viskasin kohe kõrvale, et tuli siuke lendmõte, see ei põhine mitte millegi, et mis ma tahtsin nad lausta ütlen, hakkame ikka analüüsima. Midagi me seal analüüsisime, midagi sealt tuli, see vastus oli ette teada vale, mis tagajärgi mõtled, vaata, see on hea on olla loll, selles mõttes, et me ei suutnudki muud välja mõelda, kui selle, et
Eks nad ühel nädalapäeval siis on kõik, et kui on iga aasta üks ja sama teisipäev või on nad ühel aastal kolmapäeval või aga mis sellest tarkusest kasu on, kui kuskilt taevane jumal sulle sädemine sel hetkel annab nagu õige vastuse, ega see ei ole teadus, annab sulle õige vastuse, aga sa vahid suu kinni, silmad punnis ja lihtsalt ei ütle seda lauda ja juhtus mul see mäng seda mitu korda aga mis puudutab seda jumalikku sädet, siis on üks küsimus küll, kus tõepoolest mind isiklikult tabas siis säde siis või, kui nii võib öelda, et see on võrejas rattakujuline aasaga tinanaast. 19. sajandist oli neil üksnes rõivaste kaunistusotstarve, kuid varem oli neid kasutatud hõlmade kinninöörimiseks aasadest läbi aetud paela abil, nagu see oli tavaline Rootsis. Juba see lause, see on muideks üks lause kõik siin Urmasel. See on juba nii segane, et seda lauset võiks pikalt analüüsida. Huvitaval kombel on Aafrikas olemas selle eseme nimeline riik. Mis riik või ese see on? Vahel on tore, kui ka selliseid lihttöö ülesandeid on. See lihttöö on see, et kui sul enam-vähem geograafia teadmistega on selline 4-3 vaheline kirje olemas. Kirjutad lihtsalt Aafrika riigid üles. Hakkad lihtsalt kirjutama Aafrika riike, enamus peaks nad ikkagi, tegelikult peaks ju Aafrika riigid enam-vähem kõik meelde tulema, eks ole. Ega neid nii vähe ka ei ole ju. Neid on päris palju, jah. Ja seal on ju veel igasugust veidraid riike, Kesk-Sudaan, Sudaan, Ülem-Sudaan. Piisab Sudaanist ja on asi paigas ja on see Etioopia või on see Namibia või mis asi ta on seal, eks ole, või Gabon või Togo, eks ole. Ükski neist ei ole nööbi nimi. Aga üldiselt jäid meil lauas konkureerima. Näiteks üldse ei pääsenud meil mõjule Kesk-Aafrika Vabariik, Madagaskar, Malagassi, võib-olla, mis on selle teine väljendus ja Etioopia, need ei jäänud, aga Keenia, siukse nööbi nimena. Tšaad läks välja sellega, et see väljend, see häälik ei ole nagu meie Eesti õige asi, ja Tsaad ei ikka tõele. Ja siis jäid Togo ja Mali jäid vast kõige rohkem nagu Kongo ka veel muidugi kuskilt maalt, aga vaat see on jälle, kuna meil võistkonnale see geograafiline teadmis oli vähem, meelde tuli ainult Mali, siis kirja läks Mali ja jumal naeratas ja oligi õige. Meie käisime pikema tee läbi, aga lõpetasime ka Mali peal ja Mali oli õige, jah. Et nad vahest mälumängus on, nagu öeldakse, et ühtegi vastust ei tohi tühjaks, et alati kirjuta midagi üles, kirjutad Mali, näed, saidki punkti. Nii et sellega läks hästi. Aga kas sina teadsid seda? Mina ei teadnud, et Eesti on jagatud Valgla põhiliselt 3 veemajanduspiirkonda. Need on Ida-Eesti ja Lääne-Eesti ja veel üks. Nimetage see 3. veemajanduspiirkond, mis kannab ühe jõe nime. No ma arvan, et Võhandud tuli seal ette. Me panime ka Võhandu. Ja me panime muidugi Võhandu, seepärast, et aga see on väga hea küsimus. Miks ta hea küsimus on? Sellepärast, et see jutt, et meil on ühine jõgi lätlastega, et Koiva või Kauja, seda Koivakest on meil ikka nii, ta on ikka Kauja tegelikult, ta on ikkagi see Läti värk, et palju ta on... Ta on Läti, palju siin Eestis seda jõge siis voolab, ta on mingi nips ainult tuleb sealt. No täpselt ongi, aga loodus ju riigipiiridest ei hooli ega vesi ei vaata, kas on vormis mees vastast triibulise tulbaga või ei ole kuigi samas mulle meenub, et loodus vaata ei hooli, et siis eriti terav näide on just see Ararati mägi ja Armeenia. Türklased ütlevad kogu aeg, et miks te meie mäega eputate oma rahvusmäeks teinud meie mäe. Ja siis armeenlased ütlesid vastu, aga teil on lipul kuu, mis ka teie oma pole, miks te sellega eputate niimoodi? No seal on väga kurvad ja väga keerulised olukorrad, sest türklased on seal ikkagi iline anastaja rahvas ja armeenlased... Ärme nüüd lasku sellistesse detailidesse. See oli lihtsalt öeldud lõbus vahepalla. Ja poliitilist analüüsi me ei vaja. Vaata. Et see karma kätte ei saa, et ühel hetkel lätlased vallutavad Munamäe ära ja õhkame kogu aeg ja kõik ütlevad, et mis te siin õhkate. Ma arvan, et ei valluta. No mine tea, Ümera jõel tuli lätlastega ju sõida. Nii, kuule, aga tuletame ette, et eestlased oleks praegu Riia ära võtnud, aga viisakusest jätsid veel alles. On ju? Nii. Lätlased tuleb see meelde tuletama. Lätlastel peab seda aeg-ajalt meelde tuletama, et tegelikult. Ja ega siis Eesti väed ka Peterburist väga kaugel polnud. Aga veel üks küsimus. Millise põllutöö koolituse läbis Prantsuse näitleja Gérard Depardieu 2015. aastal endise Sohvoosi direktori Aleksander Lukašenka käel? No ei olnud üldse mõtlemisruumi, kõik väga selge. Mis saab olla see põllutöö, kui sul on mingisugune pateetiline selline kolhoosi õnne film, eks ole, 50. avakaader,
voogav väli ja keegi peaks tegema mingit tööd. Mida ta siis teeb seal? Korjab kartuleid või kõpleb kapsaid või ei, ta niidab heleda miks sa seda filmiga seostades? Me ei seotan seda üldse filmiga. Sellepärast, et mõlemad on žesti vennad. Nii see Lukašenka kui Gerard Depardieu, kes on üks minu kunagisi muuseas lemmiknäitlejad. Millegipärast tal on ka väga palju mänginud. Kui viitsid otsida internetis, sa võid neid filme leida süle ja seljaga. Pärast saad aru küll, et ta oli hea nägu, ta oli hea ikoon, kõik sellised asjad. Aga ta on minu jaoks nagu olnud huvitav inimene ja tema allakäik, ütleme, kui mingisugune vaimne nagu allakäik on olnud ikkagi väga nagu kurb või igat pidi. Ja see eputis, mis ta siis nüüd nagu välja tuli, no mis see leputas peale hakata? Mis Venemaa linnast endale korteri sai, et tuleb Venemaa kodanikuks, anti talle ju korter. Ma ei mäleta, mis linnas läks meelest ära, jah, see on muuseas kuskil mälumängust läbi käinud asi. Et isegi mitte maja ei antud, tulge meie kodanikuks, saate korteri endale. Aga jah, see heina niitmine saab olla ainult see, mis no nii ta oli, heina niitmine, jah. Ma kujutan ette, kuidas kaks meest siis niimoodi vaatasid seda vikatit. Ja... Ma kujutan ette, kuidas Lukašenko oleks õpetanud talle Colorado mardikate korjamist. Ei, no me panime muideks traktoriga kündmine, me nagu olime kaasaegsemad mehed. No jääb ka muidugi väga. Hüppad rooli ja näed, siit paned adra maasse. Aga aru saades, et see Depardieu reaalselt ei viitsi mitte midagi ära õppida. See sõidabki traktoriga, kui te higistab ja vehib vikatiga, no kuidas? Ja no kui lihtsalt sõidab, jah, aga kui saha maasse laseb, siis on juba... Siis on juba higine. Okei. Kuule, sa võid järgmist küsimust jälle selgitada, vaat see on minu jaoks oli täitsa uudis, et mis spordialal tuli RFC Paide 2010. aastal Eesti meistriks? Jäi meil vastamata ja ega ei teadnud ka. Ja ei teadnud, jah, läksime ühtegi vihjet ka, no RFC on nagu vihje, aga no me mõtlesime, FC on ju nagu football club, R on siis, me panime vist saali jalgpall näiteks. Me panime saali hoki sellepärast, et saali bändi nimetate seda. See saali bändis oli Järvamaa. Saali hoki on ikka praegu. Jõgeva on 2010 kindlasti kui Eesti meister. No, võt sina Jõgevamaalt ise käid sa, siis oled see ka selgeks õppinud. Mina olen ikka siinne patrioot veel. Tallinna ja Jõgeva vahel on seda meistritiitlit jagatud, ega teised linnad seda pole kunagi võtnud. No, siis oli lihtne, aga meie seda ei teadnud, me panime ikka saalibändi ära. Aga jah, aga see jalgpallil on ju palju erinevaid. Saali jalgpall, siis on ranna jalgpall. No me mõtlesime, et ongi üks väike friigiala, eks ole. Et RFC on Ranna Football Club. Näiteks Ranna Football Club, täpselt, et miks mitte RFC Ranna Football Club. Aga football küll nagu. Football küll, eks ole. Ja pall tuleb väravasse saada ka, et selles mõttes ongi jalgpalliga siiski midagi sarnast, aga õige vastus on täitsa rugby, olümpiala. Jah. Et Paide mehed on tulnud siis rugbyks Eesti meistriks. Ma arvan, need, kes paidekad, kes on seal rugby fännid, praegult ütlevad, kuidas teil olekad seda ei teadnud, aga tõepoolest siuke fakt 10 aasta tagune on täiesti meelest läinud ja lünk. Väga tore küsimus oli ka veel, kas sa tead või ei tea, et mis oli selle Salto arhitektuuribüroo töö nimi, mis võitis Paide gümnaasiumi projektikonkursi? No ei tea. No ei tea, kus sa tead sükest vastust? No kui sa oled selle alaga tegeled, siis sa tead, aga niimoodi lihtsalt sulle öeldakse see ütle nimi, siis ei tea. Need küsimused iseenesest, ma ütleks, on nagu halvad. Jaa, ma tahtsin ka öelda, et võib-olla oli selle väga-väga heade küsimuste valiku üks selline nõrgem koht, aga see tervikut väga palju ei halvenda. Nõrgem koht võib-olla sellepärast, et jah, et tahaks ju selle aja kulutada nagu vestlusele, aga mille üle sa vestled, kui 4 meest ütlevad, ei tea, ei tea. Siin oli väikene vihje, et mis ilusat nime kandis, no siis mõtledki, et mis see ilus nimi võiks siis olla. Et kui ma oleks arhitekti, tahaks panna ilusa nime, no mis ma siis paneks? Me panime Koit ja Hämarik. Et noored, vaata, koolimaja. Noored tulevad, saavad juba Koidu ajal kokku ja Hämarikuga lähevad laiali. Ilus ju. Ei olnud õige. Ei olnud, jah. Õige vastu oli Pai. No ma ei tea, see on ka okei, jah. Kuigi tänapäeval vist antakse rohkem niimoodi lahtise käega üle kukla, kui Pai tehakse, tead. Aga see selleks. Üks väga veider küsimus oli, minu jaoks veider ja me teadsime õiget vastust küll, jah, sellele küsimusele. Kuna Urmas Tarvis, kes tegi küsimusi, teadas, et mind ei tule, kuna ma olin hoiatanud, et ma ei tule, aga üritus, kuhu ma minema pidin,
mälumängu asemel siis jäi ära, nagu üritused viimasel ajal ikka ära jäävad ja töö ots ei tegemata, hea raha teenimata. Ja läksin mälumängule, Urmas ütles, oi kurja, sa oled siin. Ja üks küsimus... Aga sa vastasid selle ära ikka või? Ei, no muidugi, ma ikka ise enda ikka tunnen ära õige vastusena. Aga üllatav on see, et meie sind ära ei tulnud ega osanud oodata ja küll me siis maadame. No loe see küsimus ette praegu. Ta on sündinud 70. aastal Tallinnas. Peale lavaka lõpetamist töötab näitlejana Eesti Draamateatris. Ka tema on sündinud Tallinnas ja seda 73. aastal. Lõpetanud pedagoogilise ülikooli näitejuhtimise järel on olnud näitleja Nukuteatris ja teatritrupis G-garaaž ning teinud pikaajaliselt televisioonitööd. 96. aasta lauluvõistluse 2 takti ette 3. koht. Mis on nende kahe inimese ühine perekonnanimi? No vaata, kõige naljakam oli see, et ja hakkame meie lappama neid inimesi, kes on käinud sealt peda vastavalt erialalt läbi, on tegelikult hästi palju ja ma tean neid päris palju. Neid on palju, aga Järvamaal neid väga ei ole. Ja ma mõtlen, et läks see Järvamaa nagu siuht. Ei, siin Järvamaad ei olegi teid kirjas, et ma ei praegu mõtlema, et siin meie kandis tegelikult ei tulnud kuskilt ette. Siis mõtlen just, et Kristjan Jõekaldaga võiks see ju kuskilt maalt haakuda, aga 2 takti ette 3. koht Kristjan Jõekalda. Kas tõesti saab olla selline varjatud talent, et no, kuidas see võimalik on? Ja ma ei mäleta kõik, kui ma ausalt ütleme, ei mäleta. Te ei pannud kirja õiget vastust, jah? Ja ei läinud, ei tulnud õiget vastust, jah. See oli ikka... niimoodi võib vana kurat istuda selle aju juhtmetel peale, kui sa... Aga samamoodi meil oma võistkonnal ka, et ma nagu ei teinud suud lahti, lasin neil natuke aega arutada. Ja siis ma lasin neil natuke aega arutada ja ega nad ei tulnud selle peale, siis ma ütlesin, et kulge, ma tean teed vastust. ja siis panin nagu vastuse kirja, et selles mõttes oli nagu tore küll ise ennast ka mälumängust leida, aga noh, ma saan aru, et see nagu väga palju punkte ei toonud kellegile tüüiste inimestest teadmine nagu, aga samas näiteks üks küsimus, mis ma arvan on puhtalt sinu jaoks loodud. Hispaania keeles tähendab see sõna kevad. Omadussõnana lihtsameele naiivne kergeusklik, Itaalia, Portugalis lihtsalt kevad. Noh, see, et Sandro Botticellil on selle nimeline pilt ja Lili Prometil raamat ei anna muidugi suurt miskit juurde. Aga kes neid romaani keeli ei tea, sellel võib olla täitsa... Ega me ei teadnud. Et Lili Prometi raamat tuleb esimesena meelde. Aga loomulikult see on väga lihtne. Ja veel, see on väga lihtne. Me ei arvanud ära. Väga tähtis on olla veinisõber. No mina näiteks tean, et hispaania keeles on Carrasuša tahmanägu on ju, aga... Seebi ooper oli kunagi Carrasuša ju, tahmanägu, sa ei mäleta või? No vaat siuke, mul naine vaatas ja siis Carrasuša ja see on mul siiamaani nagu kõrvus Carrasuša, tahmanägu. See on minu teadmised hispaania keeles, kui ma satun sinna kunagi, ma võin julgelt öelda. See on üks huvitav sõna, primavera nagu esimene usk, ka sedasi, esimene uskumine või hästi ilus sõna on. Aga Portugali üks paremaid veine, Portugal ei ole muuseas hea veinimaa, aga üks paremaid veine on sellise ümmarguse pudeliga, natuke lapiku ümmarguse pudeliga primavera. See on selline natukene gaasine rosee ja noh, ütleme, et sealt tuleb see juba näiteks Portugali keelest välja, aga primavera lihtsalt teadmine, et seal ei ole midagi. No sina, kes sa oled itaalia keelt õppinud, ma arvan, see ei olnud tõepoolest küsimus. Aga veel toredaid küsimusi. Küsitav vanarahva mõistatus. No nüüd pange siis kodudes, võtke pastakad nüüd kätte, pange kirja jõuluõhtul, tehke pereringis näiteks jõuluvanale salmi lugemise asemel hoopis väikene mõistatuste mõistatamine. Miks mitte? Minu tuttavad jõuluvanad on rääkinud, et nii on tehtud ja see on selline tore seltskondlik väikene täide jälle õhtule, perekondlikule jõuluõhtule. Nii, võtsite pastakad, jah? Kambla keelkonnast on pärit siis vanasõna. Mõrs ja muidu mulku ei näita, kui titti keelega ei laku. Seetumal öeldi aga, innes said sutsatada, kui lakku titti keelega. Millise tegevuse kohta on vanarahvas nii rääkinud? No, muidugi sükeste patukottidest meeste mõttelõng liigub kohe mööda roppu radasid, aga... Siin polnud lõngaks eriti ruumi ja see on jälle selline kurb moment, et tegelikult on see varem küsitud mälumängu küsimus kuskil ja jällegi ja vastus ei salvestunud ja näis, kas ta siis nüüd salvestus lõpuks. Sest mõtle või peahaigeks ei tule meelde. Ja need mõistatused on vanarahval tihtipeale niivõrd kavalad, et valdkond
vaata, sa oled ka tuttav Kuldviljakuga, see antakse valdkonnad ette, mis annab mõttele suuna ja siis saad nagu hakata arutama mingis, aga valdkond segatakse niimoodi ära. No ei, mitte kuskilt ei tulnud. Sa ei mõeldud, et ajud suitsevad, tead, et sa oled seda teadnud. See küsimus on olnud mälumängudes. Pane nüüd kujutlusvõime tööle, aga üks asi, mida ma ikkagi ütleksin, et minu arvamus on see, et nende rahva mõistatuste puhul kujutlusvõime ei aita. Tegelikult ei ole võimalik seda, see ongi see nali, et ei ole võimalik seda välja mõelda. Me mõtlesime. Mõtlesite välja? Te pidite teadma seda? Ei, me ikka arutasime seda ja siis no jah, mingisugune valdkond läks nagu võib-olla pihta, aga niiti nõelale taha panema, et see meil läks kirja igal juhul ja niiti nõelale taha panema. Meil ei tulnud kuskilt ja ei aidanud ka see, et varem... No aga tegelikult ei loogiline. Mõrs ja muidu mulku ei näita, kui titti keelega ei lakku, noh. Okei. Ole see kõva selline koduõmbleja või? Õmblusmasinat lakkun kõigepealt keelega, siis põristama või? Kus sul see... No kuule, sa pole siis elus niiti pand taha või? Soki kanda ikka oled ju nõelnud, noh. Aga see on kõigi valdkondades ikka väga väike nüanss. Aga no võtta, mul oli veel üks küsimus, mis ma siin tahtsin nüüd... Ja nüüd sa siis viisid mu mõtte... sa kindlasti oskad selgitada ka järgmist küsimust, millest minul poolt taaskord õrna... mis ma öelda tahtsin veel selle vanarahva sõnade kohta. Ma täna tutvusin ühe kirjastuse raamatuvalikutega ja avastasin, et on teinud mõistatuse raamatu koos Ave Nahkuriga, kes tegi suurepärase pildid sinna sisse ja neid on suisa 2 erinevat väljaannet. Mis arvad, kes on teinud sellise üks Eesti endine poliitik koostanud Eesti mõistatuste vanarahva tarkuste kogumiku? Nii. No lihtsalt nii veider. Laine Randjärv on teinud mõistatuse raamatu. Tal oli vahepeal siis ikka väga igav vist. No ma mõtlengi, et inimesel kus nüüd nagu mingi nagu tundub, et Laine Randjärv, dirigent ja kultuuriminister ja siis tegi mõistatuste raamatut. No ei läinud võib-olla poliitikas parasjagu hästi, polnud ka kedagi või midagi. Ei või istus seal Riigikogus juba. Ma saan aru, et ega neil seal suurt miskit teha pole. Istuvad vahest vajutavad nuppu. Nii, aga selline küsimus. No vaat seda, mida sa oskad selgitada, meie ei teadnud. 87. aastal toimus Harjumaal praeguse nimiga Nissi valla Jaanika küla ühel metsaheinamaal üks legendaarne üritus, mis kandis nime Jaanika Paanika. No seda ma olen kuulnud küll, Jaanika Paanika on ju. See oli Eesti esimene, mis asi? Ja nüüd olen mina see patukott. Sa ka ei teadnud? Tahtsid kõik panna Eesti esimene punki festival. Ma olin kategooriliselt vastu ja küsimus on selles, et ilmselt siis mida me nagu festivali all võtame või kuidas moodi, seepärast, et punki tehti oluliselt varem. Generaator M, selline alusbänd lagunes 1982, 5 aastat varem, oli tegelikult üks suunanäite juba läinud pildid. Kus ma pean suga nüüd segan vahele, ütleme seda sama, et selles mõttes see küsimus võib-olla ei ole nii hea, ta võib olla küll legendaarne üritus. Võib-olla on see aga sama mõte. Nagu kokku leppinud selles küsimuses, et see siis nüüd on see esimene päris festival. Võib-olla küll, jah. Seepärast, et sellised gala esinemisi mitme bändiga oli ju kindlalt. Ka rock-festivale, olgu need Tartu levimuusikapäevad ja isegi 87 oli ka juba vist Rock Summer. Aga see oli puhas punkifestival selles mõttes. Et seda nagu öelda, me mõtlesime, no kurat, see muusika asju ikka oli juba varem. Punk oli siis juba vana asi, sest me panime romuralli, ma mäletan. 87 hakkas see punk tulema sellise laia rahva hulgas, tere perestroikad ja niisugused asjad, millega nagu selle süva punki liikumisega enam väga palju pistmist ei olnud ja tuli peale ju see heavy laine hoopis tegelikult. See 87. Tapab, tean, olin ise noor ja see oli... Ja need punk ja heavy läks omavahel segi ja festaritel kippusid siis olema need heavy bändid, kes kõik distorbeeritud selle kidra soundi ja ka saadel röökisid, et venelased võtavad ära meie sootsu varsti. Poliitilised teemad olid üleval. olid vast inimestel mured, on ju? No oli muidugi mure. Eks sa ela sellise poeriuliga natuke aega nagu tollal oli. Võtame veel ühe küsimuse, mis kell on? Ega meil polegi aega. No ma siin kirjutan Kristjan Palusalust vaikselt planeerin, või juba vaikselt planeerin mõtteid kokku näidendit järgmiseks aasta suveks Piibe teatril on plaanis teha ja küsimus oligi Kristjan Palusalu kohta ja tema auks hakati 36. aastal Eestis valmistama Pabeross ja Palusalu. Idamaisest väärtubakast valmistatud peene aroomiga sportlik uudistode reklaammaterjalilt võetud.
sai siinsete maadlusseltside ägeda protesti tõttu küll kiiresti uue neutraalsema, kuid siiski asjakohase nime, millise. Huvitav, et see sigaretid olid ju ja ega Palusalu nime ei olnud nagu ainuke sportlik tegelane, kelle tahti sigaretile panna, kuna see oli normaalne, suitsetajad ju kõik, maratoni jooksjad tegid enne maratoni suitsu ära ja siis lippasid edasi. Et see suits oli ju täitsa elu nagu osa. Tänapäeval räägitakse, et see ei ole nagu okei. Oli ju kuskil ka küsimus, millistest olümpiamängudest peale suitsetamine nagu ära jäeti ja see ei olnud üldse väga ammune aeg. Aga, see oli täitsa, kus jalkamängus oli vaheaeg, siis kogunesid vastased kenasti, kõik suitsunurka kokku tegid oma suitsud ära ja läksid tohisid palli edasi. Aga võtta igal juhul maadlejad olid vastu, et selline sportlikule tootele Palusalu nimi pannakse ja pandi hoopis üks teine nimi ja meie panime Jõud. Aga tuli välja, et mitte. Meil oli võistkonnas liige, kes teadis selle ära. Mis ma öelda tahtsin, et ma olen lugenud viimasel Palusalu kohta väga palju erinevaid, muidugi on teinud Paavo Kivine väga põhjalikud raamatud, 2 tükki suisa, aga ei tulnud mul see fakt meelde ja me ei teadnud, jah. Aga võtame asja kokku. Järgmine mäng Roosnallikul 12. jaanuaril, olete kõik oodatud, võtke oma seltskonnad kokku ja tulge ikka mängima, iga kord kutsume, keegi eriti ei tule, aga äkki see kord üllatud. On tuldud ka, jah. Ja mida ma öelda tahan, et tehke endale lõbus jõuluõhtu. Piibe teater paneb iga päev Facebooki ülesse ühe jõule puudutava küsimuse, millele saab vastata. Muideks need küsimused jäävad sinna kuni jõuludeni ülesse, nii et kui te mõtlete teha sõprade ringis või pereringis jõuluõhtul väikene mälumäng, siis võtke julgelt sealt küsimused ja saate väga toreda jõulumälumängu koos selgitustega, mis ja kuidas jõulude ajal näiteks toimuda või kuidas need jõulud siis toimusid ja ma lihtsalt, mis tahan öelda, et meil on siis anname iga päev esimesele, kes õigesti vastab punkti ja hetkel juhib seda detsembrikuus toimuvat mängu Silja Felt, kes ma arvan lihtsalt hommikul esimesena üleval ja annab praktiliselt iga päev õige vastusega hommikul. Silja on olnud väga kõva igasuguste internetimängude mängija ja sage võitja, nii et aga ta praegu juhib ja võtke julgelt selle küsimuse ja mängige kaasa ja tulge meile ja ilusat jõuluaega, ilusat uut aastat ja kohtume taas. Ja püsige siis normis, ärge laske sellel karantsil ennast alla neelata ja ma loodan, me saame uuel aastal kenasti toimetada. Oleme terved. Kilvatund.